tere tulemast kanalile Wild 64. Täna siis rubriigist minu ise ehitatud sõiduriistad on teie ees võrguvärgi võrra. Riistapuu, mis on läbi käinud väga paljudest videotest, sest siin on testitud väga paljusid mootoreid, aga see võrr sündis ise ei vähem ega rohkem kui 20 aastat tagasi, siis kui just võrri võidusõit nii-öelda nagu algust sai ja olin mina ka seda meelt, et peaks nagu võrriga võidud minema sõitma, aga millegiga sõita ei olnud. Ja siis küla pealt tirisin igasuguseid juppe kokku ja paari päevaga sai see võrr põhimõtteliselt kokku klopsitud. Sellisena ta põhimõtteliselt on säilinud siin tänaseni ainult. Et nii palju on siin muutunud, et algselt oli siin ees ka 16-tolline ratas, aga nüüd siis on siin 26-ne, et selle rattaga ta näeb kuidagi edevam välja. Räägin siis ka, millest see nagu tehtud üldse on. Et esiark siis see vist oli mingi Riiga 13, nagu ma mäletan. Raam, nii palju kui teda siin on, eks see põhiosa siin, see oli vist minimopeed, aga see minimopeedi raam on põhimõtteliselt keeratud pahupidi, ehk et tal siis paak peaks olema nagu selle koha peal. Ja mootor siis siin üleval, eks ta on siis nagu teisipidi keeratud. Ülespoole on sinna mingi lisatoru pantud, kuhu siis peale istutud siukene kaujapaak, iste, siukene täiesti ise tehtud. Põhi sai plekist mingist, väänasin lihtsalt selle põhja siia välja ja peale sai siis lihtsalt mingist madratsist kokku liimitud siukene pehmem osa. Et siin ta aja jooksul on natukene kannatada saanud, aga põhimõtteliselt kestab nagu tänaseni. Mis kuskilt mingi porikajupi leidsin on ja mis ka sai siia külge pannud, et oleks vähe nagu siuke edevam. Kiige on siin mingi Lvovi-tehase võrri küljest on see kumervõrr, siukene see MV042 või mingi siukene loom. Aga kuna see raam, mille küljest see sai võetud, oli tegelikult põlenud ja siis ma arvasin, et ta äkki jääb pehmeks on, siis ma tegin siia alla ka veel mingisugused tugevdused. Hamordid siis kahekäigulise omad on ju, üks siis on mingi, ma ei tea, Riiga 12 on ja teine võib-olla on isegi Jaava, ma täpselt ei tea, mis asi ta on. Ja siis on mingi hüdrauliline asi on ka siin, et ta päris siin ei hüppama ei hakka. Et kõik on siukene kiiruga tehtud täpselt sellest, mis kätte juhtus. Lenks oli vist Issi oma vist või minust vist oli Issi lenks. Et 20 aastat tagasi sai see asi nagu kiiruga kokku pantud ja käisin ma sellega isegi ühel võidusõidul. See oli siis Rapla kardirajal, asfaldisõit, aga ütleme nii, et mul seal sõidust nagu väga hästi midagi välja ei tulnud, sest kurvidest mul ei olnud absoluutselt mitte mingit pidamist ja paar korda see asi nagu ripsas mul alla, nii et tahtis nagu alt ära libiseda. Need rehvid, mis siin all olid siis vanad ja nüüd on nad veel vanemad, ütleme niimoodi. Et ega mingisugust pidamist kui sellist ei olnud, et julgemad poisid seal on värskemate jalgrattarehvidega sõitsid must lihtsalt sirge seljaga mööda. Et see, et kui mina seal sirge peal mingit kiirust ja aretasin sellega, siis sellest oli vähe kasu, et kurvides nagu järgi jõuda, sest võidu sõidetakse ikkagi kurvides. Jah, mootoreid on siin olnud igasuguseid vahel. Algselt siin oli D5 mootor. Põhimõtteliselt oli kõik nagu sisu poolest oli suht originaal, aga silinder oli seal ümber tehtud ja seal oli tehtud siis ka lisaklapp oli veel juurde pandud. Et seal oli nagu, ta oli nagu kahesüsteemne, ta töötas nagu läbi siis originaal sisselaskekanali ja sinna lisaks oli siis veel pandud ka klapp, et seal olid nagu mõlemad asjad olemas. Aga ütleme nii, et mootor nagu käis väga ägedalt ja ma tahan selle mootori nagu nii-öelda taas elustada, sest et tolle mootoriga juhtus kahjuks nii, et ma siin tõmbasin tagaratta peale üle ja ta kukkus mul täpselt karpa peale ja tõmbas sealt endale mulda sisse, nii et peale seda ta nagu väga enam elujõuline ei olnud, et ta nagu käis, aga ütleme nii, et on plaanis ta mootor ära elustada. Aga hetkel on siin vahel siis selline hoopis huvitav mootor. See on siis 76 kuubikut vist oli, kui ma täpselt mäletan. Ja see mootor on, kui siit vaadata, siis ta näeb välja nagu mingi D6, D8, aga tegelikult kaugel sellest karterid või siis baas sellel mootoril on vana 58 aasta Muldvalu D4, see süda nii-öelda. Ja kõik ülejäänu on siia siis nagu juurde ehitatud. Siin on siis süüde on siin PVL, nagu mulle ikka meeldib. Ja siin on üks huvitav asi. Sellel mootorile on tehtud siis rihmaga väline trummelsiiber
ehk et sisuliselt on siin selle asja sees samasugune siiber nagu Võrril originaalis seal külje pealt, mis läbi väntvõlli käib, aga see on nüüd siis nagu välja toodud selle väntvõlli otsast nii-öelda nagu ja on väline, ehk tema läbilaskevõime on oluliselt suurem ja teda siis käitatakse rihmaga. Rihm pärineb siis Piaggio rollerilt ja see rihm seal täidab sükest funktsiooni, nagu ta käitab põhimõtteliselt veepumpa ja õlipumpa. Ja vaatasin, et see rihma pikkus enam-vähem nagu võiks siia sobida ja hakkasin selle peale nagu seda asja ehitama. Silinder on siin Piaggio Ciao, aga siis Malossi tehtud ja MHR seeriast. Kolb on siin 47 mm sees ja väntvõll on 44 käiguga ja põhimõtteliselt väntvõll on ka siis MHR Team seeriast. Et juppe põhimõtteliselt on siin selle mootoriga üle selle 1000 euro, et pluss veel siis mingi 1,5 kuud väga aktiivset tööd selle mootori endaga. Ja siis teiselt poolt näeb see asi välja siukene, et siin siis sisselaske või siivrimehhanism, otsas on siis 19 mm Delorto karpa. See on küll hetkel on ta siin siia poole, aga tegelikult peaks selle asja ringi tegema niimoodi, et siia saaks nagu kummist kollektori ja üle kummi panema selle karvussi siia, et siis ta oleks palju parem. Sidurigaas on siin Hiina Võrri mootori küljest, aga sellepärast, et lihtsalt seda D4 originaalkaant ei ole üldiselt väga leida kuskilt. Ja siis see oli nagu vähegi sarnase kujuga ja põhiline, et sinna kaane alla nagu mahub ära siis ka topelt sidur. Vot, et siukene huvitav ristapuu. Jõudu teeb see asi üksjagu, et täitsa naermaja pannud, et kui temaga sõita. Ja siukene kiirust üle 70 läheb see asi välja. Tahomeetrit mul ei ole siin, ei ole küljes ja minust ei ole küljes olnud ka, aga neid pöördeid siit tuleb ikkagi. Siukene huvitav sõidurist, jah. Aga lükkame ta siis nagu huvi pärast käima ka ja kuulame, mis häält see ristapuu on suuteline tegema. Liigume taga natukene teie poole. Käima läheb nii poolest pöördest kohe. Kaamera muidugi tahab siin näidata, jumal teab kuhu. No niimoodi ta siis laulab siin enam, et siukene suht äge sõidurist on.
et ise tulemusega suht rahul, et kui siia kunagi veel saaks nagu õige sumbutaja ka külge, et siis oleks vist täielik õnne. Aga jah, ütleme, et ta juba selles seades töötab suht hästi. Voot, et selline sõiduriis siis selleks korraks, et siis kohtume jälle järgmine kord. Selleks korraks kõike head.